Ma unistasin, et ma saaks endale sõbra, kellel oleks sama haigus, mis mul. Ja ma läksin hommikanu juurde ja ma sain endale sõbra, kellel on täpselt sama haigus. Ja me oleme praegu ikka veel sõbrad. Ja siis ma kohtusin Liis Lemsalu, mis oli täitsa nagu üllatus mulle, mida ma ei arvanud, et juhtuks. Aga jah, juhtus. Mulle meeldib Liis Lemsalu, seepärast, et tal on hästi ilus hääl ja ta laulab hästi ilusti ja ma tahaks ka ilusti laulda. Ma alustasin hommikanuga, et ta küsis mult mõnesid küsimusi ja kui ta küsis, et ma tahtsin endale sõpra, ma ütlesin jah, et see oleks mu unistus. Ja Kristella tuli väikse kingitusega, mis ta tegi ise, ta tegi mulle kassi. Nagu sellise pehme kassi, hästi tore oli ja tal oli hästi ilus kleit peal. Hästi tore oli temaga rääkida ja ma olen rõõmus, et ma kohtasin teda. Meie sõprus on praegu hea, me räägime telefonis ja me elame kaugel üksteisest, et üksteist on raske nagu näha ja nagu kohtuda, et me ei saa üksteisele külla minna nii tihti, aga me proovime üksteist rõõmsaks ja nagu positiivseks teha. Minu lemmikhetk oli see, kui ma kohtusin enda lemmik YouTuberiga ja siis me tegime väga ägedaid asju, käisime tantsutunnis ja tegime süüa ja tegime koos TikTokke ja kõike videosi ja käisime pildistamas ja siis me saime limusiiniga sõita. See oli väga tore kõik. Mulle kõik meeldis sellest. Ma olin väga õnnelik. Ma oleksin põhjusel nagu nutma hakanud, et nagu õnneseos. Et nagu mul oli nii tore. Ma olin nii õnnelik, kuna ma ei olnud nagu mingi mitu aastat sellist asja tundnud. Kui see päev algas, mul oli parim sõber külas, tuli mind äratama, et tõuse nüüd üles, et täna on su sünnipäev ja siis ma läksin alla ja ma kuulsin, et keegi tuleb. Ja siis juba korjuti, et Amanda Margaret on siin ja siis oligi see, et limusiin oli ees ja me kohe sõitsime mingi linna ja ajasime juttu ja tegime igasuguseid asju. Mis olid nagu väga toredad. Kord mul tulid pisarad selle üle, kuna ma olin nagu nii õnnelik ja ma soovisin, et see päev juhtuks uuesti. Ja see tunne tuleb tagasi sulle, kuna see on ikka veel sul nagu südames sees, kui see juhtus. Et kõik need toredad asjad on sul ikka veel südames. Sa mõtled selle peale, sul võivad tulla pisarad, sa võid lihtsalt naerda, kui vahelega. Sa võid isegi nutta ja kõik võib juhtuda. Aga muidu mina lihtsalt nutsin ja ma naersin samal ajal, kuna see oli nagu tore hetk, kui ma tundsin seda asja enda südames tagasi. Alguses me läksime eelkorrapalliga lendama ja ma nägin seal vetikaid ees. Ma nägin enda maja, kodule nägin. Siis me läksime balletti. Ma olen jah esimest korda hotellis ja me käisime ujumas ka seal hotellis. Kõige ägedam hetk oli ratsutamine. Mulle meeldivad hobused ja ilmselt sellepärast ma tahtsingi ratsutada. Siis käisime veel restoranis ka ja Aardejahil, filmistuudios ja fotostuudios. Kui ma meenutan seda unistuste päeva, siis mul tekivad rõõmsad tunded. Unistuste pimet.